Open on fine, aga kool on Ei, see ei olnud kohutavalt. See oli Oskariga, mis me vaidlesime, mäletad Oskar? Ja see on finaallaua spot ja kool on halb. ma arvan, et see kool on väga halb, aga Lauri arvas, et see on väga hea nagu. Ei, väga halb. No ma ei tea, kas siit, kui ma avan 20 000, kas ma ei peaks siis 75 veel ära koolima? Ja ICM sa kaotad igasuguse fall liikut enda tulevastele liigustustele. Et see on... Kui see oleks mingi suvaline spot, on ju? Siis on chip EV, see on kindlasti pluss EV, aga finaallaua ICM... Ma ei tea ise, kas see chip EV-s pluss EV koolem. Ei tea. Olene, mis vend seal... Pane see käsi sinna. Lauri, sa võid panna selle käe HRC-sse kohe kõrvalde. Ma võin HRC võtta lahti. Sa saad seda niimoodi, et sa võtad options. Ma tean. Tead, okei. Seda kätt lihtsalt nagu. Et kus sa selle käe saad? See on täitsa halb, jah. Miks on Tommi pilt siin on? Mina ei tea, sina kunagi saatsid mulle selle. Mul pole ühtegi pilti, mis on keegi saatnud mulle. Pole ära kustanud. Okei. Türa pokerstas lahti, jälle nägid, tuli kiri kohe. Jaa, nägin, jah. Mul ei tule seda. Mis kiri see on? Et ei tohi lahti teha seda, saad bänni. Jep, Pokerstars. Mul läheb kohe, kui ma teen selle lahti ajad, siis mul läheb kohe see kirire. Nii, see oli see. Sa oled juba seda, mis asja? Mis see veel on, mis sa sükse said? Otse Poker Tracker 4-st võtab neid? Siit tuleb ju otse. Jah? Midagi. Ma seda ei teadnud. Nice, oota, mis nuppu ma vajutama pidin? Siit paned, märgistad ära selle käe, siit võtad selle ja siis ta kohe prindib sul kõik need, mis sul on siia välja märgistatud. Väga nice, väga hea. Näed, ma õppisin kohe midagi. Väga hea. Raiko tegi ka seda mõttesse. Nii. Ma tegin seda nagu kilplane ikka, nagu old school. Ma ikka pangan on kilplane enamus asju. On sul ICM ikka või? Ei, chip EV pani. Las selle chip EV sobib. Pane talle reaalne range ka nüüd. Ta ei pane seal siukest range sisse. See on november 33. Nii, oota, mis on see oli? November 33. See sama vend, see. Jaa. Et nii, ja meie peaks... Pane nüüd edit range sealt. Ta ei pane nii sükseid käsi sinu vastu sisse, vaata. Seda küll, ta paneb siit. Võta need kõik ära juba siit. See võtab ära, ma arvan. No ta paneb niimoodi äkki. See võtab ära, ma arvan. No ma arvan, siuksid... Paneme natuke laia, noh, sellest... Me võime esimesena... 7,5% jätest. No okei, las ta paneb. Pane 6 ka. 6-5 ka. Igaks juhul. No paneme siis 9,2. No, midagi siukest võib-olla natukene, kellest ole niis. Ma ütlen kohe sulle, et see on väga halb kool. Isegi chip EV põhjal. Vajuta siia ka nüüd. Jaa, pane uuesti käima siin. Chip EV põhjal ma ei tea, kas see on halb. Ma arvan, et see on break even. Ma arvan, et see on break even isegi mingi 9%. Ei ole, see on kindlalt miinus. See on ju nii palju oli botis. Minu arust ka mul oli... Aga sa pead arvestama seda ka, et peale seda sa kaotad enda stacki nagu player. Seda jaa, ma mõtlen konkreetselt chip EV-s, aga kõik muud faktorid on, ma ütlesin ka, et kohe, kui sa kaotad oma igasugused... Chip EV-s näitab miinust ka, vaata ise. Miinus, ne. Näitab, jah. Ja pluss sa pead arvestama ICM-i ka. Joo, ICM-i sisse teeb täitsa kohutavaks. Et see on väga halb kool. Seda ma ütlesin sulle in-game kohe ka, et see oli massive. Ja mäletan küll, eile me rääkisime sellest käest ka veel. See oli lihtsalt, sa mõtled, see ongi see, kui sa jõuad 5 daala finaallauda, ma arvan, et sa Sunday Millionis sa kooliksid niimoodi ära või? Tere, ma ei usu, et sa kooliks samad stack size'id ja asjad, siis sa mõtleks selle 2 korda läbi, aga sa mängisid 5 daalas, siis mõtlesid, et mul savi, ma lähen gamblima. No jah, võib-olla sellepärast küll. See on jah, võib-olla kohutav koht. Väga kohutav. Nii, järgmine käsi võtame siis. Võtame siit. Aga avang on, ma arvan, väga fine, sest et... Ei, avang on hea, muidugi. Aga ei kooli kellegi šovet, lihtsalt point on selle. Avang on väga hea. Nii. Mul Mikoga lambist failis. Ma nägin jah, sa läksid sessist ära. Nii.
see on vist juba kohutav, siukse, on küll, jah. Ja ma tean, jah, see oli kohutav mängitud. see on ka finaallauas ju. Ei ole. On ju? November 33 istub sama koha peal. Sama finaallaud ei ole või? Võis olla küll. Mis teed seal finaallauas? See on väga kohutavalt mängitud käsi juba. Avang on hea, aga 3 beti koolimine väga halb. Ja ma ei näe nagu eriti mingit pointi seal 4-bet shovedega ka. Ja ma mõtlengi, et fold järel. Pange Kasparga siia sisse, ma ei saa lisada ja ma ei saa Mikovat ei näegi. Keegi tiimivert. Jah, see oli kohutav, jah. Oskar, tee tiimiver ka, palun. Ma ei saa. On küll kohutav, jah. Saad küll. Et seda kätt pole rohkem edasi mõtet vaadatagi. No mis see post-up tegid, siis vaatame, mis see post-up tegid ainult. Nii, siin läks check. Ta on checkis. No, betid turni. Jah. Betiks. Call. Ja checkiks. River, jam. Ma ei tea, millega tal oli kunnid ja mutid, ma arvan. Aga millega ta su jammi koolib seal? Koolib kunnid ja mutidega? Ei kooli ju? Ei tea, jah. Kui Oskar tegid tiimiveri? Näitas, jah. Ei teinud. No ma tean, et tal olid kunnid ja mutid, aga lihtsalt... Las Kaspar teeb, mulle see lindistamine ka käib, mul jookseb arvuti kokku niimoodi. Kaspar, tee tiimiver. Ma ei saa tiimiverst sisse. Mikko koos ei saa sisse. Mikos ei saa sisse. Aga miks ei saa? Nussi vaju siis, Mikoga nussi kohe vaju siin. Nii. Siuke avang. Mis tätid tuleb? Ja mis te teeksite siin? Kes see? Ma arvan, et ma foldiks. Mina... Ma arvan, et kool on ka fine. Kui siuke... Ma panin ise kooli. Ma arvan ka, et on fine. Mingi rämedad agrod on need või? Tundub küll. No Button tundub suht active. Small blind tundub ka mingi siukene S10, ma arvan, et on fine koolil seal. Ta on piisavalt palju sitemaid, kunn mutid, kunn poisid, paarid. Oli kunn mutt. Ma arvan, et fine. Nii, 9. See oli kehvasti pandud. No vaatame. Ära põe, Lauri, see on kõik okei, aga niimoodi õpitaksegi. Ei, mis asja? Mis see ei ole, see on... Oota. See on nagu veidi tiip. Aga ma vaatasin, et Big Brandi 120. Mis siis jääks normaalne? Siis oleks veel normaalne, aga praegu on juba ikkagist ju... 3 X-i vastu ma ei teeks seda ikkagist, ma arvan. Ma ei tea. Midagi? Kool või? Ma ei tea, kas ma kool... Üks käsi teeb 3 X-i, ma ei tea. Mark, kool on kindlasti option. No kindlasti kool või siis 3 betti, ma ei tea, kas panna. Aga mitte all in. Ma ise mõtlesin ka pärast, et miks ma selle all in panin üldse. All in ei ole tegelikult, 35 BB-d ainult nii. Aga 35 ma vaatasin algusest, jaa. All in ei ole kõige hullem, aga sa minu arust nagu define'idki enda range ära, kui sa 3 bet shoed seal põhimõtteliselt. Ja seda küll, jah. Et ma ei tea. Ja 3 X-i vastu ma ei tea, kas tahad shoeda seal. Ma ei tea. No jah. Mis ta oli äsku innu? Poiss. Aga pärast, kui ma tegin selle ära, siis ma vaatasin, et see oli jumala kohutav. Jumala kohutav pole, aga kuradi on paremaid viisi, kuidas seda kätt mängida. Ma arvan ise ka, et see... No mis sa teed, kui ta 3 X-ib? Ja mis sa teed, kui ta 3 X-ib? Mis sa hakkad 3 betti? Ma ei tea. Et kas sa paneksid otsa jammi või kuidas sa ise mängiks seda? Ma ei tea, mis ma teeks. Ma arvan, et siin kõik optionid on võimalikud. Call, jam ja fold, ma arvan, kõik on normaalselt. Okei, siis ma ise mõtlesin, et minu arust mulle tundus, et see oli nagu kuidagi kehvasti mängitud. Siis, kui ma nagu pärast vaatasin seda. Ma arvan, et 9 on nagu siuke käsi, et kui sa tahad sealt jammida, siis ma jammiks nagu mingi pocket poisse või midagi, sellepärast, et siis on nagu šanss, et ta koolib mingite 10 või pocket 9-tega ka. Aga kui 9 jammid, siis nagu... Ma ei tea, võib-olla on sul pannud infot ka ta kohta, aga no võib-olla ta koolib seal mingi pocket 7-tega. Ma ei tea, et iga valik siukse stack efekti juures on, ma arvan, pastik. Et ma arvan, et siuke asi, kus ei olegi
õiget lahendust et ei olegi õiget otsust seal 9 käes, jah? Ma arvan küll, jah. Okei. Ma jammiks. Ma jammisin ka, aga... Ma jammiks otse sisse pre. Aga nüüd ma juba tahaks foldida. Kui ta siukse saisi teeb. Ja siit läks... Kui ta juba siukse saisi teeb, siis ma ei usu, siis ma foldiks juba, aga ma paneks pre ise sisse. Okei. See oleks nagu viimane positsioon, kus ma sisse paneks ka. Varasemast ma ei paneks enam. Et siin oli 20 PV-d, 20 PV-d on okei siit 5 venna vastu jammida. Ma arvan küll. Mis sa muud ikka teha saab? Seda küll tegelikult min-raise fold oleks tegelikult, ma arvan ka okei. Ma ei tea. Kui ta paneb mulle siit nagu ta pani mingis... No kas sa tahad min-raise foldida? Mingid vennad seal 3 pead jammivad, kunn poiss, kunn mutt, S10. Aga vaata, kui imelik sais ta pani. Ma just mõtlesin sellepärast, et ta oleks ta otsa. Ja, et kui ta siukse saisi teeb, siis muidugi, aga ma räägin nagu üldiselt, kui keegi jammib seal. Jaa. Sul pole fold ikutit ka. Kui ta siukse saisi teeb, see näeb nagu nii tugev välja. Ma tean, jah. Ma olen mitmeid kordi astunud siukse, et vennad... Ma tead, et sa pead foldima, aga ikka ma ei tea, millegi pärast läheb sisse. No ma ei tea. Ma arvan, et see min-raise on üldse halb seal. Kas sa jammid või sa foldid? Mulle min-raise üldse ei meeldi. Et kas... Okei. Min-raise koolida ma ka ei taha. 2-5 on siuksed kuni 20 BB-mini jam, vaata, Lauri. Okei. See on need mõistlik ka, et mis ma ikka hakkan seal... No sa ei taha ju floppi mängida ja... Ei, muidugi, see 5 ei mängi post-flop hästi. Muidugi. See oli... Palju tahab. Palju tahab. Ei. Väga halb. Palju tahab sealt hijackist. Sul on paremat huudi ka, Lauri. Race first in, middle position 17%. Ma ei tea. Ma foldiks preevist juba. Aga see on close, kas jam või fold. Avaks ta tsipa rohkem, siis ma tahaks jammida, aga 17% on siuke vastik range, et suht value heavy seal. Aga kui palju peaks olema siin BB-sid, et siukse käega oleks mõistlik vaadata seda floppi? Hästi palju. Hästi palju, jah. Aga siis ma tahaks ikkagi 3 bettida. Ma ei tahaks koolida. Et kool on... Kool on täitsa pask. On täiesti kehv, jah? Ma ei ütle, et see on täiesti kehv, aga lihtsalt 3 bett on siukse käega palju parem. Ja koolida... kui sul on suuremad stackid, siis sa ei kooli juba sellepärast, et keegi tagant saab squeeze'ida veel ja igast muid faktorid eelani. Ei, seda küll. Aga siukse stack testiga ei mängi nagu siukse käsi, millel on nagu implied otsa vaja. Et siukse stack testiga põhimõtteliselt kui koolid üldse, siis ma ei tea, koolidki natted käsi on. Midagi muud seal ei ole mõtet koolida. Et enamus käed, sa nii kolm pead jammid. Seda küll. Koolida nagu väga mõttetu. Väga nagu, kas just väga halb, aga enamus kordadest on see halb, et midagi head juhtuda ei saa seal. Okei. Siin igastes käsi läks niimoodi. Selline spot. Siit tuli kohe jam. No easy call ju. Flash draw enamus ajast. Oligi flash draw. Nii? Et ma ei tea. See käsi... Et kui ma juba koolsin, siis ma saan oma top paarili pihta, siis... Ei, post-drop on muidugi standard. Aga ma räägin, et pre on minu arust igasel koolid, et kas sa jammid või sa foldid. Ja kui 17% ainult avab, siis ma arvan, et on nagu close, aga kui ta avab mingi 25% juba sealt, see on kindel jam. Et siis on okei jammida? No siis ma 3 pead jammin seal, jah. Okei. Eks see on tegelikult mõistlik, et 9-8 mängib päris hästi. Point pole sellest, et ta mängib päris hästi, aga ta lihtsalt foldib nii palju seal. Ja kui kooli saad, siis mängib calling range'i vastu hästi, et siis on fold equity ka nii suur ju. See on nagu point. Nii. See on okei. Palju tavab. See RSS.
17. jah. jah. Fine jah. aga kui tahaks 43, siis ma jammiks. Okei. Nii, siis tuli siuke flop. No. Et ma panen check, bet. Ja mina panen jammi. Ma ei tea. Tegelikult ei teagi neis. Mul on üles alla mastira tõmba, et mul on minu arust on see fine. Ainult mastiga mind piidivad. Minu arust on see fine isamine. Ja, sellest, et selle 10 tonnile ka ei... Tal ei ole midagi, isegi tema selle range'i vastu on normaalne seis. Et kas siit on okei jammida suksest kohast? Minu arust on fine. Jah, ma arvan küll. See on normaalne, jah. Või niimoodi top range'i. Kartulisalat see on. See on mingi happeline. Jah. No sõltub, kas ta petib seal üldse seda floppi mingite kätega. Seda küll, et ma ei tea, võib-olla ta petibki lihtsalt vähe, et näid enam kõrgane välja. Et ma ei ole kindel. Nii siit eks sama peaks niikuinii, eks? Muidugi. Nii, call. Jaa. Bet. Väga hea. Check. Checkiks törni. Süüke suurus ka või? Siit ma panin jah suuremalt. Ma ei tea. No me just väga halb. Ta on suht agroom ka nagu tahab mängida rohkem. Ja siis ongi suurem tõenäosus, et ta bluffib riverit. Kui ta on agroom mängija. Seda küll. Ma ei tea ka. No kui ei oleks blank 2 tund, siis ma kindlasti checkiks, aga nüüd kui ärtu tuli, siis mulle nagu selles mõttes meeldib suurem panus, et siis sa võid reppida nagu backdoor flash throw'd ka. Et kas see size on liiga hull või... Ei no see makes nagu sense, kui vastas on regular, aine. Aga kui vastas on tundmatu, siis me kindlasti ei teeks seda. Aga regular lihtsalt võib mõelda, et sul tuli hea kaart turni, sul said mingi backdoor flash throw ja miks sa peaksid nii suurelt evandaga pettima ja siis ta koolib 8x-iga maha sind. Aga no see on ainult regulari vastu. Aga nagu in general muidu mulle ei meeldi see bet size, aga regu vastu see on, ma arvan, no fine, ma arvan. Okei. Siis tuleb 8. Jah. Ja checkid. Miks sa jammid? Mida sa nüüd kooli loodad saada? Võt ma ei teagi ise sellest, ma seda ise mõtlesin ka pärast, et mida ma tahan siit saada. Et miks ma panen siit selle top bar week kicker. Muidugi, easy, check back. On. Muidugi. Mutiga paneks mingi 30 kaada. Ma ei paneks. Ei paneks või? Ei paneks see. Oi, vend oli päris kannatlik seal ees. Jah. No tasus ära. Eks riidid on olemas Lauri kohta võib-olla. Riidid on olemas, jah. Ja see oli, jah. Aga ei ole kannat, mis ta teeb seal, see hakkab check reisima floppi või check reisib turni. Kui sa turni nii suurelt paned, siis miks ta on nii kindel, et sa bluffid riverit ka. No aga riveris, kus ta nii kindel on, et sa bluffid seda? No kus turni nii suurelt paned. No jah, seda küll, jah. Nii palju, ta tšekkis mulle, ma oleks pidanud seda tšekkima järgi, aga ma vaatasin, et tšekk on nõrkus, et üldjuhul ei tšekkita seal mingi hea käega. Asja, muidugi tšekivad. Aga lihtsalt, et see river on küll halb, mida pettida. Ma saaks aru, et kui riverdad näiteks 2 või midagi, et siis sa šoved, on ju. Aga nagu 8 tuleb sinna põhimõtteliselt kõige halvem kaart, mis tulla saab. Seda küll, et millega ta veel koolib, et kui ta 2 tänavat isegi koolib mind kehvemaga, siis järelikult üks käsi ongi 8. Jah. No mitte kindlasti, vaid ongi. See käsi ongi 8x enamus kordades. Seda küll, jah. Või siis mõnikord arva ka mingi S3 ärtud näiteks või midagi sellist. Et nagu 3 paari siis flash throw. Et see on ka reaalne. Aga no selle käega ta riveris ei kooli nii, et pole mõtet pettida seal. Siit on kohe suur jam on ju okei. Ei, halb. Mitu blindi tiips on? Temal on effective stack on mingi... 40. Jah, 40. 30. Ei, 30 kindlasti ei ole, mingi... 40. 40, jah.
siin saab induusida või ma arvan mingisuguse 45. Kindlasti saab, sellepärast ongi, et nagu, et mis sul nagu gameplan on nagu, kas sa oled üldse mõelnud selle peale või? Olen, et miks sa jammid siis? Ma ei teagi. Et nagu, kas sa ei 4-beti sellises kohtades üldse näiteks, see spot on nagu irrelevant, aga lihtsalt, et 40... Ei, ma 4-betin kindlasti sellises kohtades. No, aga ma ei tea, siin otsustasin jammi kasuks. Miks? Ma ei tea. Ma ei teagi. Ma ise saisiksid mingi 41 000 äkki, see on okei või? Ma paks 43. Ma küsin kõrvale lihtsalt. Paks 43 500 kooliks. Jah, see on ka fine. Lihtsalt vaatasin umbes... Vaatasin ta stacki, et mingi neljandik tema stackist tahaks seda saisi. Ma paks 42 isiklikult, aga see on nitpicking juba. 41, 42 ja 43 500. 42 näeb siuke, ei tea. Okei, vahet ei ole igast ajas, aga jam on igast ajas nagu overkill, et mis käsi sa jammid sinna? 40 PV-d, sa tahad ju, ma ei tea, sa tahad see kunn muti ju bluffiks keerata näiteks. Ja samas vennad ju jammivad, 5-bed jammivad ka kunn mutti nagu, teinekord. Sa ei saa seda välja võtta nagu variantidest. Aga ma ei usu, et ta koolib seal kunagi King Queeni. Kui ta on nagu, kui tal on väljukäsi, siis nagu vahet ei ole, mis sa teed, et rahad lähevad sisse anyway, aga lihtsalt, et kui sa nagu 4-betid, siis sa annad talle võimaluse näiteks äss-mutt sisse panna, näiteks kui ta otsustab. Samas, kui sul on näiteks, kui sinul oleks näiteks pocket kunnid, pocket ässad, sa annad talle võimaluse pocket poisid sisse panna, pocket 10, pocket evandad, et nagu sa ei jammi ässa seal kohe kunne, miks sa jammid selle ässad või kunnid? Ei, muidugi jammi. Noh, aga miks sa äss kunnid jammid? Noh, see paneb, näitab, et umbes käe ära juba, et mis käsi seal võib olla. Nojah, et umbes põhimõtteliselt, aga igastahes nagu, noh, kui sa mõtled nagu, mul tundub lihtsalt, et sa mõtled nagu üks käsi nagu korraga, sa ei mõtle nagu tervikpilti. Et mis sinu nagu range välja näeb, sa mõtled, et mul on üks käsi ainult ja ma mängin seda kätt, aga sa ei mõtle nagu, kuidas nagu minu range siin võiks välja näha. Et nagu sa ei mõtle nagu range'i peale nagu tervikpilti, et sa mõtled ainult nagu puslest, mõtled ühte osa ainult, mitte nagu tervet puslet. Seda küll, jah. Ütleme siis niimoodi, piltlikult öeldes. Jaa. Et siis nagu, noh, et nagu, kui sa nagu teed siuksed asju, siis nagu näiteks see toobüstiku ei ole nagu siuke koht näiteks, et kus nagu sa tead, et tema range on nagu siuke, et näiteks, et oletame, et kus siin on, oletame, et siis ka ei saa tegelikult, no siin lauas ei saagi siukest asja teha, kus nagu panna. Aga oletame, et sa tead, et ta ei foldi, oletame, et on siuke spot näiteks, et ise kui tal on 35 BB-d, ja sa tead, et ta ei foldi, et siis jammi enda ässad, kunnid ka samamoodi, kui sa tead nii, et ta ei foldi. Ja siis jammi. Aga siin on ju suur šanss, et ta lihtsalt foldib praegu ära enda käe, millega ta muidu, näiteks kui sa teed 42 kilo, siis nagu, kui ise, kui tal on 10 või poisid, mida otsustas millegi pärast 3 bettida, et siis noh, ta vihkab enda elu. Ja okei, ta paneb need seekord sisse ja seekord sul on äss kunn, aga järgmised korrad sul on ässad või kunnid selle, siis ta paneb terve stacki sinu vastu huugama. Et, ja pluss seal sa annab talle võimaluse veel mingid äss-muti sisse panna võib-olla tahab seal mingi äss-poissi sisse panna, kui ta vaatab, et sul on kuradi 35-28 statsid, et lihtsalt nagu huietada. Ma arvan, et see on tegelikult isegi päris hea koht, kus panna mingi äss-5-ga ka see forbet teinekord siis. Muidugi on, sellest tema välurange on nagu ka narrow, 40 BB effective. Isegi kui ta tahab see 40 BB effective 10 või poistega ära stackida, siis no okei, aga lihtsalt, et sa foldid enda need käed, aga siis kui sa äss-kunni näiteks 4-betid ja ta paneb 5-bet jammib, siis sa saad juba nagu easy note'i, et sa avasid kuradi UTG+1. Tema 3-betis peale sind MP-st ja sina 4-betisid ja noh, ta kirjutabki noodi, et ta 3-betist to 5-bet jam, et mingi 10 või poisid 45 BB effective, mingi early position battle. Nagu noh, siis sa tead, kuidas ta nagu oma range'i mängib mingites spottides, et noh, isegi kui ta paneb sisse cooler anyway, selles mõttes cooler, et noh, ei ole cooler tegelikult, et tema ei peaks neid käsi niimoodi mängima, aga lihtsalt, et sa saad nagu nii palju infot juba selle mängija kohta ka.
Seda küll. Ja pluss oli see, et kui sul ongi nagu monsterid, et siis sa ei pane otse sisse neid. Ei, üldjuhul jah, kui ikka ässad kunnid, siis peaks ikka, ma arvan, võib-olla üks asi ongi mul see, et ma tahan millegipärast AK-d nagu tahan otse nagu suurelt isegi jammida. Mul on võib-olla see asi on küll sees. Et liiga suurelt tahan AK-d jammida, et ei taha seda 4-betti, et ei taha seda floppi nagu mängida seal 4-bet. Floppi nagu vaadata 4-betit, et floppi nagu vaadata. Parem juba siis sisse panna nupud. Mul on küll see... Vale mõtlemine. Et noh, kuidas ma siin õpetan siis? Ja võib-olla jah, see on natuke vale mõtlemine, et millegi pärast... Ja no kindlasti on. Et aga mitte võib-olla, et kindlasti. Aga... No ma ei tea. See on liiga palju laudu äkki. Praegu ta ütles ära, et no ma saan aru sellest mõtlemist, et siis ei taha minna suurtes botides Queen Hyde mängida, et sa tunned, et sind hakatakse võib-olla mingitel boardidel üle mängima ja kindlam on siin. Ma saan sellest... Jah, pigem parem saad reed sisse ja... Miks sa nagu arvad, et ta su 4-bet üldse koolib? Ma küll ei usu. Kui ta koolib, siis mul on seda minu arust päris raske mängida. Miks? Pakk on nii suur juba ju. Paned 42, ta koolib, bot on siis 90 000 juba. Siis on kraadi... Bot size on põhimõtteliselt left, noh, natuke rohkem. Et mida sa kardad, ma ei saa. Ja pluss seal... Ma panen flopist niikuinii ju sisse enamus floppidel. Või kõik flopid või kuidas siis ma peaks nagu mängima seda. Aga kui sa 4-betid, siis annad talle võimalus lihtsalt kraadi sa oled su šove on nii exploitable, su range on nagu nii kraadi... Define, noh. See on nagu teada värk, mis värk sul on, vaata. Sinu vastu ei saa eksida enam. See ongi, sinu vastu ei saa eksida lihtsalt kuidagi enam. No, võib-olla... Selles asja point ongi, et kuradi, kui sa mängid niimoodi, et sinu vastu ei saa eksida, siis see mõtet on. Et jah, see oleks nagu niisama ja spot 4-bettide ka, et kui mutti näiteks superkäsi S5 suitedit ma võib-olla tahaks piilida. Võib-olla. Aga võib-olla keeras bluffiks, ma ei tea. Ükskõik mida sa avad seal, põhimõtteliselt on hea bluffiks keerata, seepärast, et sa avad põhimõtteliselt UTG-st 3 betitakse ja sinu perceived range on nii tugev. Sa paned talle siukse pinge peale, et ta peab stacki peale mängima. Sul nagu value range on täiesti nuted, vaata, sa oledki enamasti oma value range'iga, kui sa kuradi 4 betit sinna, aga noh, praegu me just räägime, et võikski nagu tihedamalt seda teha, et see tundub lihtsalt nii tugev. Jaa, et paned lihtsalt ka nõrgemate kätega, saad samamoodi nagu praegu siin oleks pannud AK-ga. Jaa, täpselt, täpselt. Et teinekord seal on võib-olla mingi... Poiss 7 off, no ja teinekord. Poiss 7 off lihtsalt, noh. Sa avad, et sa saad 3 betti, siis sa paned 42 kaad. Täpselt nagu sa peaks väga S-kunniga panna, siis su range on siuke kuradi... Ei ole su range, ei ole ainult üks käsi S-kunn, millega sa teed seda. Et igast asju, vaata, enamast on... Vastased arvavad, et sul on mingi mutid pluss seal, vaata, aga tegelikult sul on, ma ei näe kuradi igast asju, sul on mingi kunn poisse. Sa võid põhimõtteliselt siin spotis nagu Any2 keerata bluffiks sellest, et tal on ka nii raske nagu jätkata, sest tema value range on ka nii kitsast, sellest, et 40 PB efektiv, no millega ta stackib seal reaalselt. Emandad ja S-kunn, no võib-olla poisid ka, noh. Jah, poisid 10 enam ei usu, et stackitakse seal. Seda küll tegelikult. Sellepärast mõtlengi, et sul on nii hea spot talle pressure nagu peale panna. Ja kui sa teed 42 kilo, siis sina riskid ainult 42 kiloga, selle asemel, et tema peab nagu terve stackiga 170 kiloga riskima. Et kui ta nüüd tahab nagu poiste või muttidega minna seal lõpuni, no kui tal on need käed, siis ta muidugi läheb enne. Aga no ma ei tea, võib-olla ta 3 bet bluffib seal mingit käsilist. Ja siis ta nagu nende kätega ei jätka enam suure tõenäosusega, ta lihtsalt foldib. Seda küll. Et otse jam on nagu väga halb, jah. Okei. Eks see on mul üks liik kindlasti. Et ma tahan suurelt, AK-ga, just AK kätt, ma tahan suurelt jammida. Seda mul on, ise ma olen pannud küll seda, et ma päris tihti jammin AK-d siukses spotis, kus mul on mingi 30-40, võib-olla isegi kuni 50 PV, et ma panen toorelt jammi. Ja võib-olla see on tõesti vale ära. On küll, sellest, et no, kui sa AK-d ei 4-bet kooli seal, et mis käsi sa 4-bet koolid seal? Jah, saad kunnid. Võib-olla mutid. Mutid.
ma ei tea . kuidas poisse selles spotis mänginud oleks , Lauri ? poiss võib-olla jammiks ka samamoodi . no millelt sa siis kooli loodad saada ? Vähest kunnit . no ma ei tea , kui ta 3-bet-4 on ainult , siis ma ei tea , siis ma poisse kooliks lihtsalt preemar . seda küll . aga noh , ma ei tea . no anyway , see point being , et jam on halb nendel põhjustel , mis ma rääkisin , et jaa , ma mõtle mõistan nagu jah selliste seda . asjade peale . tuli ära või ? ai . et nagu cooler oleks anyway olnud , onju , aga sa oleks lihtsalt 4 bet koolinud siis , et sa oleks saanud talle võimaluse veel nagu sitemat sisse ka panna , et just sellel põhjusel , et noh , kui ta koolib seal , et siis nagu noh , siis on anyway cooler , aga lihtsalt see annab talle võimalust nagu sitemat sisse panna , kui ta tahab . jaa , saan aru küll jah su pointist , mis sa tahad öelda . eks ta on jah õige . et mina olen niikuinii nõus , kui ta läheb sisse , siis ma niikuinii pean ta ära koolima . jah , aga et ta ongi nõus võib-olla mingi kehvematega . praegu sa ei jäta talle variante enam . jep , et ma ei anna jah talle varianti , et ta mingi oma ässmuti või mingite asjadega läheks seal hulluks . jah . seda küll . no väga hea , saime aru kõik ühtemoodi , lähme edasi . Lähme edasi . ja kui sa siukses spotides hakkad 4 bettima hästi palju , siis nagu , siis inimesed peavad enda välureinsi ka sinu vastu laiendama , kui nad tahavad sind 3 bettida , kui sa 4 betid nüüd hästi palju . siin on size vist natuke suur või ? ei , väga hea , mulle meeldib . mulle tundus , et see vend , kui ta tšekib seda flop'i , siis tal mingi showdown value on ja ma ei tea , võib talle küll panna ju neid . muidugi . siin ma panin ka kohe suuremalt veel , peaaegu bot'i . et kas see on mõistlik ? ma ei tea , ma teeks isiklikult natuke vähem , aga no bet on kindlasti hea , kui ma teeks isiklikult ei vähem . no kindlasti peab pettima , aga ma mõtlen , kui palju just ma , kui ma nii tugeva käega , kui palju ma peaksin panema . ise ma arvan , et peaks kuskil sihuke alla bot'i mingi 80% midagi siukest panema . sealt . no mina isiklikult teeks mingi 120 kilo , aga noh , see selleks . natuke lihtsamaks talle seda koolimist teha , ilmselgelt tal on mingi viik , nagu tal ei ole väga tugev küsimus . seda kindlasti , aga jah , just seda sizing ut ma mõtlen , et sizing peaks ikkagi siis jääma peadki mingi mõtlema . 70-60%. saada ju . ei no mõtle , mis kätega ta kooliks sind seal ja palju sa panema peaksid . Et- et no sa tahad sealt mingit , ma ei tea , ma ei tea , mis tal olla saab , seal võib-olla 9x on , millega ta koolib sind seal . ma ei tea , kas ta 5x-i tšekib flopis järgi , noh . 7x-i ma ei usu , et ta tšekib ja no kui tal 10 on , siis okei on ju . aga no 10x-i ja 5x-i range'i vastu ja 9x range'i vastu ma arvan , et no 110 kilo ta koolib kindlasti ära . 120 kilo . seda küll . siin ta koolis selle ka . aga vaata , mis käeg , oih , natsiga , oih . miks ta otsa ei pannud ? ma ei tea . seda ma ise ka imestasin eile , et mis asja nagu vend . vedas sul ? vedas . ma arvan talle terve stack ära andnud siin . ma arvan , et kui ta paneb otsa , siis ma arvan , et ma oleks selle koolinud lihtsalt , ma sealt enam ise otsa poleks pannud , aga ma ei Ei, tea . muidugi poleks. ma selles mõttes , kui ta oleks , kui ta oleks jamminud , selles siis sa mõttes koolid , peale. aga ma mõtlen , kui ta paneb sulle näiteks , et mingi ütleme selle sizing'u peale , et paneb 300 , noh , siis ma kooliks seda lihtsalt . ei no kui ta paneb näiteks jammi . ei , kui ta paneb 300 , siis sealt ma ise enam jammi ei paneks , ma ei tea . ei , seda kindlasti , et kui ta ei pane ise all in , et tema beti niikuinii ainult kooliks , Jah. aga kui ta paneks jammi siit , ma peaks ju selle koolima või ei peaks ? ma ise , Ma- seda ma ma ei arvan , et tea. ma kooliks selle ära , ma ei tea ka . ma ei tea jah , go figure . 8 , 6 on ka rida või ? et ma ei tea , no ma ise no arvan , mida ta jammib seal reis tegelikult , aga no ma ei tea , in-game ma ei tea . In-game on raske , eks ta ainult ridasid jammib seal . ei seda ma ise vaatasin ka , et nagu selles mõttes , et miks ta mind natsiga lihtsalt koolis , sellest ma ei saanud aru , aga see selleks see . on $5 finaallaud endadel on , nad rääkisid juba seal 600 diili juttu , ma ei tea , seda peab ka tähele panema alati , et no siukeste venda vastu ma kindlasti ei ma ei kooliks tea ,. kas sa chati vaatasid või ? et finaalis Ei nad ole. rääkisid seal mingi , hakkasid juba 5 või 600 hakkasid mingitest shopidest asjadest rääkima ja siis mingid noh , rääkisid , kui head statid kellelgi olid ja no mingi täielik siuke kuradi hobimängijate jutt oli üleval seal . teeks rohkem . ja fold'iks nüüd . siis ma panin kool . Fold .
Fold kindlalt. liiga shallow siukest asja tehakse. Ja nüüd sa kuse sama tegin. Mõttetult kaotad chip ära, noh. ai, jälle lampe. Fold pre, no lihtne. Vaat siukest vennad ei bluffi sind seal. ja Lauril triibeti vastu foldi ei ole ju, või on või? On. See... kas sa seda finaallaua kätt näitasid juba, see, mis oli see tuleb alles või? See 9-8. See heads-up'i käsi. jah, siit tuleb 9-8. See vist peaks olema, jah. No sa oleks võinud oodata, vahet pole nüüd. No. Ja... Ma ei tea, heads up'is nii shallow, et ma defendiks, ma ei 3-betiks. Koolide oleks mõistlik seda kätte. Muidugi, heads up'is kindlasti. Miks sa 3-betiks kätte, sa raiskad ju? Ei, seda küll. Mina mõtlesin seda... Ei, no sellepärast... Kasuks seda, et ma ei taha, et mind siin nagu... Nii hea equity on, ma ei taha, et ta seda muidugi, välja hakkab. Heads up'is ma üldse ei teeks siukest pulli. Meil on stacki eelis ka veel. Et miks ma tahaks hakata mingi siukse käega 3-betima, mõttetu tegevus. Heads up'is. Jah. See on põhimõtteliselt niimoodi, et nagu, ma ei tea, small blind reisib sinu big blind, aga tal on putton ainult, noh. Et miks sa tahad nagu big blindi pealt siukest kätt nagu 3-betida? Siukse stack testiga, kus sa saad nagu šovese otsa veel ja... No ma ei tea. Okei, see selleks. Okei. 3-betid pole kõige hullem asi, aga noh. Ma ei tea. Eks see oli jah, aga ta oli... Ma polnud teda nagu 3-betinud ja mõtlesin, et just siis ta nagu tahtsin selle 3-beti... Et nagu... Teeks seda mingi sitema käega, mingi mutt 4 suited näiteks. 9-8 mängib nii hästi floppi. Muidugi. Heads-up'is ma teeks seda mingi polarized range'iga, et ma siukseid asju üldse 3-betiks. Aga see oli 9-5 jätsid vahele täitsa või? See oli mõttetu käsi või? See oli jah, ma ei tea. Me võime vaadata seda ja minu arust oli mõttetu käsi. Vaatame. No see on sama, mingi teine teema. Ma limbiks seda kätt. Miks sa check'id turni? No... Hea kaart sulle. Mis ta 10x-iga teeb, kui sa turni petid? Ja sul ei ole mingi showdown valuti. See on just nagu ainuke hea kaart, mida ma edasi päreldaks. Ma annaks mingi 7, annaksin alla, aga kunni ma küll päreldaks. Jah. Okei, et siit pole mõtet tšekki panna siis. Muidugi, easy bet. Ja floppi ka nii suurelt ei saisiks, miks sa nii suurelt saisid? Pool pank, no 300 kilo, no ma ei tea. No effective stackid on nagu nii shallow'id, et sa ei pea üldse nii palju pettima siin. Et kui sul on mingi väluga, siis sa tahad nii rohkem välut saada ja bluffidel, siukstel boardil, kui tal on 10x, siis ta foldi niikuinii on. Ise vahet ole, kas sa petid 250 kilo või 240 kilo või 350 kilo. Aga lihtsalt, et siis annad nagu võimaluse mingid kaarte turnis petja, näiteks nagu kunn. Jaa. Et no, jah. No turni peteks ikka edasi, ma paneks turni mingi 400 kilo. Ja, no ma ei tea, ma Riverit, ma ei tea, kas ma petiks või. No turni petiks kindlasti. On nüüd te päästasid. No mina oleks turni pettinud, oleks turni koolinud ja ma ei tea, mis ma Riverist teinud oleks. Kas ma oleks pettinud või oleks? Aga ma oleks limpinud selle käe, et see preflop, sellepärast, et tal on nii palju käsi, mida ta 3-bet jammib seal lihtsalt sulle sisse ja sa, noh, 9-5, kui sa limbid ja saad lihtsalt limp stab'ida. Põhimõtteliselt limbikski väga suure osa oma range'ist ja lihtsalt stab'iks any board'i põhimõtteliselt min-betiga. Ja, see toimib üle hästi finaallaudades, täiega kõva nagu. Seda küll. Aga siin ma mõtlesin, et selle käe mõtlesin sellepärast, et mis range'i siit, ütleme, siit peaks ju suht üle poole mingi 60-70% käsi panema ju. No ma ei teeks seda kunn 6-ga, ma teeks seda mingi 6-7-ga. Ei no siit ju peaks vaata, kui väiksed stackid teistel on. Siit ma peaks ju suht mingi 60% kättest ikka panema või mis te arvate? Kunn 6 lihtsalt mängib nii sitasti nende välurange'i.
nagu nende calling range'i vastu, kui soved. Et ma min-race foldiks ja call'iks seda, aga foldiks temale. ei, just pigem mina paneksin just ainult šove, et temal on ICM ka mängus, et aga kui sa teed min-race'i, siis kõik näevad seda, no ütleme nii, et sina võib-olla seda nii ei näe, aga ütleme nii, et see 5 daala turboregular näeb seda ei, niimoodi. see ei ole, see on mingi, see oli teine. No mis iganes turna see on, ta näeb seda, et sa oled committed seal. Ja ta mängib sinu vastu, ja sinu vastu ta mängib nii face-up see range, et nagu, mida ta sealt sisse paneb, mis sa arvad, ta paneb kunn 5 sealt sisse või? Ei pane, aga ma just sellepärast ma tahtsin seda kätt küsida, et mis käed siit, mis on nagu bottom range, millega ma peaksin šovema? No 6, 7, 8, 9, 9, 10, kõik siuksed käed, mis mängivad nagu calling range'i vastu hästi. Aga kunn 6 see on, kusjuures ma ise mõtlesin ka selle peale, see on nagu raamides, mul on endal täpselt see sama raamides mõtlemine, aga mul ei ka kunagi. No mul oli see suht hiljuti alles, aga siis lihtsalt no mul ei ka hiljuti, ütleme hiljuti. Starsis mängisin veel siis tegelikult need vennad, mis nad teevad see min-race'i peale nagu, kuidas nad seda näevad nagu? Ei, seda küll, et see on tugev, et seda nii koolid ära nad. Noh, aga miks sa siis tahad nagu jammida? Kui nende range ei muutu sellest ei sõltu. Seda küll. Kui sa saad selle jammi, siis saad foldida easily, aga no tema koolid ära, aga temale saad foldida. Jaa. See on siuke asi, mis tegelikult nagu veits võid vaata nagu kastist välja mõtlemine, vaata, et siin nagu see ei pea nagu, ma ei tea, mulle see meeldib ja minu arust niimoodi prindib rohkem. Ei, võib olla küll, sellepärast mul oligi selle ka, et ma nagu tahtsin uurida, et mis kätega ma peaks siukses positsioonis, millega ma peaksin nagu täiega panema puid alla, kas ma peaksin kogu aeg jammima või siis kuidas ma peaks nagu mängima, mis kätega nagu... Ma arvan, sa peaksid nagu range'i splittima, nagu min-race call range'iks ja min-race fold range'iks, näiteks nagu kunn 6 ja mingi mutt 2 ja mutt 4 suited näiteks, siuksed käed ma min-race foldiks temale, aga call'iks tema. Näiteks, aga näiteks kui meil on 8-9 suited, mingi poiss 8 suited, poiss 9 suited, mingi 7-8 suited, siis ma open jam'iks, et need mängivad nagu mõlema calling range'i vastu nii hästi lihtsalt. Jaa, okei. Eks see vist on jah mõistlik tundub nagu. Et nagu mingi kunn 6, mingid kunn 5, kunn 4, mingi mutt 4, mutt 5, mutt 6, et siuksed käed ma nagu min-race foldiks temale, aga nagu call'iks tema, siis pole midagi teha. Või noh, mutt 5 offi näiteks, sa võid üldse juba open foldida, aga no mutt 5 suitedid ma avaks ja call'iks tema ära. Aga no mutt 5 offi ja siuksed käed sa võid ma arvan open foldida. Lihtsalt kui on näiteks mingi, lihtsalt nagu näitena tõin, et sul on mutt 5 suited või mutt 4 suited, et siis... Jaa, ei seda ma tahtsingi, et neid, mis range'idega siit peaks umbes olema, kuidas peaks panema nagu. Okay. Nendega nagu šoved, mis nagu mängivad calling range'i vastu hästi, siis min-race'id nagu neid käsi, mis on monsterid ja min-race'id neid, mis nagu mängivad calling range'i vastu sitast, et sa ei taha nagu ära stackida, nagu näiteks kunn 6 ja mutt 4 näiteks suited, mutt 5 suited. Ja šovetki näiteks mingi 7, 8, 9, 10 suited, poiss 8 suited, poiss 9 suited. On mingid siuksed asjad. Okei, selge. Nüüd viimane on siuke käsi. Limp. See on ka finaallaud. See on mingi turba finaallaud. Check. Kui see vend regular on, vaat nitt ka veel, see on nagu lihtsalt mutti pluss on kogu aeg. Ma ei tea, jah. Ma ei usu, et ta millega muuga limbib sealt. Miks ta peaks limpima? Kui see mingi Rexis on vend üldse on? Jaa, ei muidugi. Ma mõtlen, et siin on see point ka äkki, et sa ei... Ma ei tea, no seal esiteks on nutted range, aga sa ei saa sealt kunagi sitemalt ka kooli ja sa ei saa üldse midagi hästi ei juhtu siin minu arust. Ma olen ka, big bändi pealt fine checkida, suited ka flopab hästi. Flashidelt flopata 2 paari, mida iganes, näeb tasuta flopi. Aga samas vaata, kas tal ongi siin ainult nuts põhimõtteliselt? Või siis ta foldib ülejäänud käed, sellepärast, et siin on 2 shorti. Ta ei limbiks, vaata see tüüp, see mingi 13, 11, 13 vend, okei 70 kätt ka ainult, aga kuradi... Mis ta limbib seal, mis sa arvad, mis ta limbiks seal, mida ta foldiks? Ta on straight forward, et ta paneb kas jammib või limbib oma nutsi. Seda küll. Ma arvan, et see on niimoodi praegu. Ma arvan, et see on ässad. Ma nägin seda. Ma nägin ka seda kätt laivis. Aga kuradi,
siis ma ma nagu ei arvan ka, tea et check on parem kui kindlalt, jam. kas on mingi regu või mitte, vaata, oleks mingi donk olnud, konkreetselt oleks mingi fish olnud, siis oleks easy jam. ma ikka checkiks. Okei. igalt pidi peab tšekkima seal. ma arvan küll. ma oleks mingi fishi vastu jamminud paraku, ma ei tea. On see vale siis võimalik. ei no, sa pead kindel olema, et lihtsalt limp foldib seal, noh. Aga... olen mingi 50, mingi 10 vend. Aga noh, kui ta limp foldib seal, siis Queen Boys on nagu sellepärast ka mõttekas checkida, et siis kui Boys high board'il olete, siis tal on mingi Boys 10 seal range'is ja Boys mutid ja niisugused asjad ka. Jaa, see küll. Et noh, mina checkiks anyway ja ma lihtsalt min-raise foldiks kõik seal surnuks. Jaa, siis kui sa seal kooli saad, siis milli ära kaotad, sul on kuradi... Sa ei domineeri seda lauda enam niimoodi. ei muidugi, ma annan oma chip lead'i ära ja ma olen ise teistega samas positsioonis. Ja see on jama, vaata. ei muidugi, et ma olen ikkagi teist 2 korda suurem, siis tuleb ikka seda hoida. Sa min-raise foldid, et põhimõtteliselt surnuks. Ja näiteks, et kui sul oli pane tagasi korda see käsi. Jah. Ja näiteks, kui nagu on siuke olukord, et need kõik foldivad enne, siis sa saad põhimõtteliselt any dude selle venna vastu oleda, sest et siin on 2 400 kilost venda ja tema ei saa ka koolida siin, sa saad talle nii palju pressure'it peale panna lihtsalt. ei, ma tean jah, mina saan just nendele suurtele panna pressure'it peale, et siin on 2 väikest, et nemad ei, kui nad arvestavad ICM-iga, siis nad ei saa raha parem panna siin niimoodi. Jep, ja sellepärast ongi mõttetu džemmida siin. Seda küll, jah. Et sa lihtsalt prindib muudes kohtades palju rohkem, kui sa sellega siin hakkad või võib-olla võidad. Seda küll, jah. Seal on õigus. Aga kes järgmine oli? Ma panen siis video kinni praegu. Kaspar. Kasumi Kaspar.